Liigume edasi 7. päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 331 esimene lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Paul Puustusmaa. Palun. Suur tänu, juhataja, head kolleegid, kallid sõbrad siin ja sealpool ekraani, saalis ja väljaspool saali. Siin just teadlased andsid teada oma värskest suurest uurimustööst, mille kohaselt inimaju erutavad ja toniseerivad kõige rohkem rõõmuhõisked. Ja sellega seoses mul kohe kargas teatud assotsiatsioon siia, et mulle väga meeldib see, kuidas Isamaa oma asju meil siin saalis ajab. Et kui tulevad meil siin head kolleegid tulevad siia pulti, siis Tarmo Kruusimäe teavitab kõikide poole rõõmsalt pöördudes, head vabariigi vardjad, positiivselt toniseerivalt. Või siis Urmas Reinsalu tuleb ja ütleb, head sõbrad, olgu see siin või komisjonis, hästi positiivselt, hästi. Ja see on hea, see toniseerib, see aitab mõtlemisele kaasa. Ja kui ma täiesti kindlalt saaks toetada sellele värskele teadmisele või teadlaste kindlaks tegemisele või teadlaste poolt kindlaks tehtud uurimistulemusele, siis ma püüaksin hõigata rõõmsalt ja positiivselt selle praeguse eelnõu uurimise juures, lootes, et see aitab selle eelnõu arengule väga positiivselt kaasa. Aga nüüd on see probleem, et rahvuskonservatiivina me oleme väga head šamaanid ja me oleme erinevaid seaduseelnõusid ja nende tulemusi väga hästi ette näinud, analüüsinud ka seda, mis siin täna saalis toimus. Ega siin ju meie jaoks midagi üllatavat ei ole ja ega tegelikult ei ole üllatavat ka nüüd järgmises eelnõus 331, mida ma siin siis püüan teieni tuua, head kallid kolleegid siinpool ja sealpool ekraani. Võiks hüüata koos teie poole, et millega me siin siis tegeleme. Ja teate, millega me tegeleme? Me tegeleme seadusloomega. See on üks väga oluline hea asi. See loob korda, see loob organiseeritust. Ja selle seadusloome juures on nüüd üks eriline asi, et ta tugineb teatud väga kindlatele reeglitele. Ja üks kindel reegel on meie jaoks põhiseadus. Põhiseadus kui kõige ülim seadus. Ja tõenäoliselt ei pea isegi olema jurist. Sellepärast, et kõik inimesed on sellest kuulnud, et mitte ükski seadus, mitte ükski määrus, mitte ükski muu dokument, õigusakt ei tohi olla põhiseadusega vastuolus. Hoolimata sellest, et meie siin Riigikogus päevade viisi võtame vastu Brüsselist ja Strasbourgist tulevaid direktiive, määrusi, ilma et me üldse aru saaksime, mis seal on, süüvidegi ei jõua, me võtame need vastu massiliselt. Me ikkagi usume põhiseadusse endasse. Ja teate, kui hea oli kuulda, nüüd siin hiljuti möödus põhiseadus 100 aastapäev, et kui hea see põhiseadus on, kui kõikumatud on, tema see on mitte midagi muutunud, ta on nagu raudne vest meie ümber, kaitseb meid kõikide halvade õiguslike regulatsioonide eest. Ja nüüd ma teile ütlen, head sõbrad, ka see on ekslik. Meie põhiseadus on auklikuks tulistatud, auked täis, usitanud. Ja seda ei ole teinud mitte need tublid inimesed, kes 92. aastal selle vastu võtsid või põhiseadusassamblee, kes selle meie põhiseaduse kinnitas või koostas. Nemad tegid väga hea seaduse. Aga need hilisemad, need kohtunikud, õiguse loojad, siin, kes siin saaliski on istunud, on seda põhiseadust närinud auklikuks niimoodi, et rahvas räägib ja ajakirjandus kirjutab sellest, et mis on siis see seaduse keel, mis on juristide keel, see linnude liblikate keel, mis keegi aru ei saa. Ma loen teile ühe tsitaadi, mis iseloomustab olemasolevat ja mis baseerub sellele, kuidas on meil seadusandjad ja seaduse kaitsjad läbi tõlgendamiste meie põhiseaduse suhtumine põhiseadusega teinud. Tsitaat. Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti Vabariigi kodanikud. Punkt. Ja
tõepoolest, ma tsiteerisin teile põhiseadust. Kas te arvate, et see norm kehtib? Kahjuks ei kehti. Sellepärast, et me võtame vastu ühe madalama akti, teeme lahti ja loeme sealt erakonnaseadusest, vist oli see paragrahv 5, kus öeldakse, et ei, ka mitte kodanikud võivad sinna kuuluda. Mis siis on toimunud? Toimunud on seesama klassikaline asi, mismoodi meie põhiseaduse kallal näritakse ja selle norme muudetakse, kehtetuks muudetakse või töövõimetuks muudetakse läbi erinevate tõlgenduste, sellepärast, et mingi madalama aktiga seda reguleeritakse teistmoodi, kui põhiseadused ette näeb. Ülo Vooglaid on öelnud kunagi väga targad sõnad, et me peame olema inimeste suhtes ausad. Ja et kui me tahame põhiseadust muuta, siis me peame ausad ütlema inimestele, me tahame muuta. See õigussuhe enam ei toimu, teeme selle ümber. Ja siis me paneme rahvale hääletusele mingi teise normi. Näiteks selle sama näite puhul võiks öelda, et erakondadesse võivad kuuluda kõik, kes meil siin elavad. Ja paneme selle põhiseaduse normi sisse. Paneme selle põhiseaduse hääletamisele rahvale, rahva saab otsustada. Või seda, et perekond koosneb kastidest ja kassidest, aga mitte mehest ja naisest ja tema lastest, ülenevalt, alanevalt ja järglastest. Ütleme ausalt, et see on niimoodi. Aga ei, meil tehakse kuidagi kõik läbi nurga niimoodi, et peaasi, et inimesed aru saaks, mis toimub. Ma loen teile veel ühe tsitaadi. Keelatud on erakonnad, kelle tegevus on vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Punkt. Kust see pärit on? Põhiseadusest. Mida ütleb see norm põhiseadusest, mis lõpeb punktiga? Ta ütleb seda, et erakonnad, kes on kuriteo sooritanud ja kelle tegevus on vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega, nad on keelatud. Aga kuidas on meil? Meil nad tegutsevad edasi. Mitte ainult ei tegutse edasi, vaid nad saavad ka valitseda. Kuidas selline asjaolu mõjutab meie ühiskondlikku korda, suhtumist meie riiki ja valitsusse? Seda ei ole meil ilmselt raske mõelda ega raske arvata. Põhimõtteline lõhe rahva ja riigi vahel tulebki sealt, kus selliseid asju niimoodi aetakse. Mul õnnestus ülikoolis õigusteadust õppida sellise inimese käel, kelle nimi on Igor Gräzin. Te kõik tunnete teda, kõik teate teda. Ja tõsi, see minu stuudium algas veel nõukogude ajal, aga ma võin öelda seda, et ma lõpetasin selle ikkagi diplomiga, kus on 3 kutsikat peal, nii et päris paremal ajal. Ja meil oli Igori suhtes oli meil ülikoolis väga suur ja tugev tunnustatus, sellepärast, et ega ma ei tea täpselt, kas see muidugi tõele vastab, seda võib Igor ise öelda või rääkida, kommenteerida, aga meil räägiti niimoodi, et Igor Gräzin, see on Nõukogude Liidu kõige noorem juuraprofessor, tark nagu kurat. Ja teadmata seda, kas see vastab tõele või mitte, meile tekitas uhkust ja meil oli hea tema käe all lõppida, sellepärast, et tema loengud olid huvitavad, sisukad ja aeg-ajalt ka naljakad. Nad ei olnud igavad, nad olid mõnusad. Ja Igor Gräzin on ka siin saalis istunud. Ja ühel hetkel tema, kellel on olemas tugevad õiguslikud teadmised, ta tabas väga hästi ära, mis siin toimub. Ta tabas ära, mis tähendus, seda te teadis ilmselt varem, mis tähendus on tegelikult põhiseadusel, mis tähendus on nende regulatsioonidel, mis reguleerivad riigi juhtimist, kus erakondadele, parteidele on antud erakordne jõud ja võime. Nad on küll mittetulundusühingud, nagu korteriühistudki, aga neile on antud riiklik vastutuse õigus ja nende jaoks eriseadus olemas, erakonnaseadus. Tähendab seda, et erakondadesse suhtuda tuleb erakordselt ettevaatlikud ja erakordselt täpselt seal ei saa olla lohakil minekut, sest kala hakkab mädanema peast. Erakonnad, mis juhivad riiki, nemad, kui nad liiguvad valesti meie soovide ja meie seaduste vastu, siis ka see mädandab meie riiki ja sealt tuleb siis rahva suhtumine. Aga ühesõnaga, tagasi minnes nüüd Igor Gräzini juurde, Gräzin olles siin saalis, ta avastas ühel heal hetkel, et toimub mingi kummaline metamorfoos seaduste ja põhiseaduse suhtes. Ja 2014. aastal, tõenäoliselt ma usun, et ta ka suhtles ka omaenda erakonnaga ka juhtidega, ta avastas seda, et millegi pärast
see printsiip, millega erakondadele pöörati olulist tähelepanu ja nende üle ka teatud Damoklese mõõk pandi pea kohale omal ajal juba ammu ja karistusseadustikus, mis nägi ette põhiseadusest tulenevalt loomulikult kuriteo sooritanud erakonna likvideerimise võimaluse, et see järsku on kadunud. Ma isegi usun täiesti siiralt, et ta pööras sellele asjale tähelepanu ka siis, kui teatud poliitilised ringkonnad hakkasid asja ellu viima. Aga tõenäoliselt oli tema positsioon hetkel oma erakonnas selline, et seda tõkestada ei olnud mõistlikult võimalik. Me võime ainult praegu mõelda, miks Riigikogu 12. koosseis ja valitsus, siis oli Rõivase esimene teine valitsus, miks nad läksid seda teed pidi, et otsustasid karistusseadustikult likvideerida selle normi, mis hoiatas ja hoidis kinni erakondi kuritegude sooritamise eest. Aga igal juhul fakt on see, et 2014. aasta karistusseadustiku reformiga, mis jõustus 2015. aastal, lakkas olemast võimalus, et kuriteo sooritanud erakond võiks olla likvideeritav. Ta pöördus eraldi veel ka õiguskantsleri poole, küsis, millega tegemist on, kuidas see võimalik on, et kuidas on võimalik selline olukord, et põhiseaduse 64 paragrahv näeb ette, et Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega teda süüdi mõistval kohtuotsuse jõustumisel. Et samad reeglid kordab Riigikogu liikme staatuse seadus. Et see on ühemõtteline norm, mis välistaks juriidilise isiku kuriteos süüdi mõistetud erakonna osalemise Riigikogu töös. Eesti õiguskord seda enam millegipärast ei sisalda. Ja ka mina hilisemas ajajärgus, olles selle juurde jõudnud, tegin järelpärimised juristidele ja sain sellise vastuse, mis on väga lihtne ja loogiline. Et karistusseaduslik ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seadusega otsustati tõepoolest karistusseadusliku üldosa paragrahv 46 juriidilise isiku sundlõpetamine tunnistada kehtetuks ning sellest tulenevalt muutusid kehtetuks ka kõik karistusseadusliku eriosa paragrahvid, seal esinevad juriidilise isikute sundlõpetamise sanktsioonid. Eelnimetatud seadus jõustus 1. jaanuaril 2015 ja selle muudatusega loobus seadusandja talle põhiseaduse paragrahv 48 lõikega 3 delegeeritud õigusest määrata kindlaks kuriteod, mille toimepanemise eest sai kohus kriminaalasja kohtuliku uurimise tulemusena juriidilist isikut, sealhulgas erakonda, karistada sundlõpetamisega. Teadlik valik, täiesti teadlik valik. Ja kui seda läbi viidi, seda reformi, siis põhjendati seda selle asjaoluga, et vaadake inimesed, et ega ju tegelikult sundlõpetamine oma olemuse pole kadunud, ta meil on ju tsiviilõiguses alles. Ja sellega taas petiti rahvast. Kahekordselt petiti rahvast. Kõigepealt oli see, et üks põhiseaduse norm muudeti sisuliselt teovõimetuks. Teine asi oli see, et lihtsal inimesele on ju tõepoolest üsna keeruline seletada, mis vahe on tsiviilõigusel, kriminaalõigusel, avalikul õigusel, et seal kõik need menetlused käivad erinevad teed pidi ja ega ju kriminaalkaristuse eest ei saa ju tsiviilmenetluse kaudu õigust mõista või tsiviilmenetluse koodeksit kasutades ja sealt tulevad vastuolud, erinevad vastuolud. Ja lõppkokkuvõttes nüüd küsitakse, et oodake, et kas siis meil ei olegi võimalik ebakohaselt käituvat juriidilist isikut, sealhulgas ka erakonda siis tõesti sundlõpetada, et meil on ju olemas tsiviilseadustiku üldosa seadus, meil on olemas ka erakonnaseadus, rõhutan meil, et need on tsiviilseadused. Ja tõepoolest, meil on formaalne võimalus alles jäetud. Aga selle formaalse võimalusega on nüüd see asjaolu, et ka praegusel hetkel on meil võimalik likvideerimine viia läbi ainult ja ainult siis, kui erakond sõna otseses mõttes näiteks või juriidiline isik teostab riigipöördelaadse asja või kui Vabariigi Valitsus pöördub selle sammuga kohtu poole, et ebakohaselt käitunud erakond sundlõpetada. Aga te teate, see on võimatu.
see on nüüd formaalne norm, mis küll näeb mingisuguse variandi ette, aga see on sisuliselt võimatu. Seda ei saa mitte kunagi olla, et mõni minister või valitsus pöördub kohtu poole mõne erakonna likvideerimiseks, kes, no see on lihtsalt tuleb, tegemist on siis poliitilise mänguga. Ehk põhimõtteliselt on meil võimalik ka see, et kohus omal algatusel teeb seda. Aga seda me ei kujuta ka samuti ette, eriti olukorras, kus need karistusõiguslikud sanktsioonid on karistusseadustikust välja viidud, teadlikult välja viidud. Ja nagu ma rõhutan, me ei tea, mis põhjusel. Me võime siin mõelda, mis toimus aastal 2013, 2014, et poliitilised ringkonnad nägid, et see mõõk on vaja peakolt ära viia. Nagu ma ütlesin, tegemist on väga ebaõiglase ja väga valet signaali andva asjaoluga ja seetõttu on konservatiivide erakond tulnud välja ettepanekuga ennistada see olukord, et teatud mõttes luua teatud distsipliin tasandit meie seadusloomesse. Ja see on ka see põhjus, miks me oleme selle eelnõuga välja tulnud. Ja nagu valitsus oma arvamuses sellele samale eelnõule on öelnud, ta on väga täpselt ära tabanud selle, et oma olemuselt me ei tee mitte midagi uut. Veelgi enam, me tegelikult ainult ennistame olnud olukorra, kus me toome sisse need vajalikud üldnormid ja need vajalikud erinormid, need vajalikud karistusliigid, et sundlõpetamine oleks lihtsalt võimalik. Kusjuures, kuna tegemist on esimese lugemisega, siis on ju põhimõtteliselt võimalik igal hetkel, kui meil need normid on sisse viidud, täpsustada kõiki olukordi, et ei tekiks liigset hirmu ka nendel erakondadel, kes on praegu nii-öelda löögi all. Aga nagu ütles ka Jaanus Karilaid meil komisjonis selle vestluse ajal, siiski ju hirmu tegelikult ei ole vaja selles mõttes tunda, sellepärast, et isegi siis, kui me taastame selle olukorra, mis on meil praegu ära võetud, siis sellisel juhul ega ju tagasiulatuvat jõudu selle seadusel ei ole. Ehk siis see, mis on läinud, see on läinud. Aga tuleviku osas see annaks väga tugeva ja väga hea signaali. Ja ma arvan, et seda oleks mõistlik toetada teil kõigil. Selline lugu. Tänan. Teil on ka küsimusi. Martin Helme alustab, palun. Aitäh, hea Paul. Mul küsimus tõepoolest selle sinu jutu lõpu jutu jätkuks, et meil on ju Eestis olemas üks erakond, mis on mitte üks, vaid lausa 2 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakond ja on meil parlamendierakond ja valitsuserakond ja nagu ma sain aru, siis see, et tal on minevikus süüdi mõistvad otsused, see ei muuda enam midagi, aga ta on praegu saanud ka kuriteokahtlustuse seoses Porto Franco teemaga, et mis see praktikas tähendab või kuidas ta praktikas välja hakkab nägema, kui me selle paragrahvi nüüd taastame ja ma ei tea, siin mõne aasta pärast, 5 aasta pärast, 7 aasta pärast, kuidas kaporatuur oma asju ajab, äkki jääbki üks partei süüdi, äkki jääb mõni teine partei kui see, mis praegu on kahtlustatavaks tehtud, et mis siis saama hakkab, aitäh? Suur tänu hea küsimuse eest. Ma ütlen, et tegelikult midagi väga paanilist juhtuma ei hakka. Tõepoolest sellepärast, et nagu ma ütlesin, tagasiulatuva jõu kehtestamine oleks pisut keeruline arvestades meie õiguspraktikat. Nii et seega sisuliselt olemasolevate asjades mitte midagi ei juhtu. Tõsi, on olemas üks väikene oht, me ju teame, et Keskerakond ka praegu on kahtlustuse saanud nüüd juba oma 3. süüasjas, aga see siiski on alles kahtlustus ja mitte midagi enamat, meil on ikkagi süütuspresumptsioon valitsemas, ehk siis mida pole kohtuotsusega, kui pole kohtuotsusega süüdi mõistetud, siis süüdi ei ole. Ehk siis praegu selle hetkel nagu ei ole. Aga mis on selle juures hoopis teine ja palju tähtsam asi? Kõige tähtsam asi on ikkagi see, et me anname signaali avalikkuse juurde. Me näitame seda, et me hoolime avalikust arvamusest. Me hoolime sellest, et lõhe riigi ja inimeste vahel ei suureneks, vaid hakkaks vähenema. Et usaldus tuleks parteidesse tagasi, mis on juba ütleme, väga väikseks õhukeseks kulunud. Ja mis on kõige tähtsam, me ju tegelikult me teame kõik, kes me poliitikas oleme tegutsenud. Me teame seda, kui keeruline on tegelikult erakonna ehitamine. Ega ju see, kui nüüd ütleme, et ka sundlõpetamine tegelikult mingi süüteo eest realiseeruks,
ega siis ju keegi ühtegi inimest maha sellest ei lase. Inimesed ka mitte kuhugile. Põhimõtteliselt on tõepoolest võimalik nii, et sundõpetatud erakonna inimesed lähevad teistesse erakondadesse näiteks või loovad uue erakonna. See on täiesti lubatud. Aga siin mõte on teine. Kui sa oled ikkagi ühte erakonda ehitanud ülesse 10 aastat, 15 aastat ja siis oled selle mingite vastikute pakastitega põhja lastud, see siis distsiplineerib, et edaspidi, kui sa näed uuesti vaeva ühe uue erakonna üles tõstmisega, et siis sa enam nendele rehadele ei astu. See igal juhul korrastab ühiskondlikke suhteid. Igal juhul korrastab ta riigi suhet erakondadesse ja ka vastupidi. Urmas Reitelmann, palun. Ja, aitäh, härra eesistuja. Austatud ettekandja, suur tänu. Ettekanne oli vaimukas ja särav. Aga ma luban endale ühe veidi spekulatiivse küsimuse. Öelge palun enda arvamus. Meil on valitsuses praegu 2 parteitud ministrit. Kas teie poolt enne kirjeldatu võib olla põhjuseks, et need inimesed tahavad hoida oma ausat nime ja ei ole liitunud mittetulundusühinguga, mida eestikeelses allilmas tuntakse Keskerakonna nime all? Aitäh. Jah, aitäh, Urmas. Eks see ongi natukene provokatiivne küsimus, sellepärast, et kui mina kujutan ette, et mina oleksin, ütleme, enam-vähem poliitikaväline, ausalt öeldes tegelikult iga inimene, kes läheb ministrina poliitikasse, ega tema enam polegi poliitikaväline. Ja see tempel, kelle eest ta nii-öelda võidelnud on, see tempel jääb külge nii kui nii. Küll aga võib tõepoolest spekuleerida, et liituda mittetulundusühinguga, kes on plekkidega ja kelle plekid pole lõppenud, see võib olla tõesti üks nendest põhjustest, miks ei erakonnastuta. Või tehakse seda siis mingid teised sammud ja võib-olla ka mõne teise erakonnaga. Nii et, aga see spekulatsioon. Tänan. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Kallis Paul, ütlen sulle tõesti kallis, sest me oleme ju sinuga need, kes tegelikult alustasid Konservatiivse Rahvaerakonna tegemist, mäletad Põltsamaal. Mu küsimus puudutab erakondade liikmeid. See ei ole see teema nüüd otseselt, aga ta ikkagi on. Ja mul oli, vabandust, teine arvuti sees ja see tekitas ilmselt kaja, väga vabandan. Ja meil on siin praegu suurepärased näited. Priit Toobal lahkus parlamendi eelmisest koosseisust. Minu mäletamist mööda võeti temalt ka saadiku puutumatus. Ja nüüd kandideerib ta, nagu me uudistest võisime lugeda, uuesti puhta poisina Keskerakonna nimekirjas ja loodab Egiptuse lihapadadele jälle ligemale pääseda. Palun küsimuse aeg. Meil on üks minister, kes purjuspäe autojuhtimise pärast lubadest ilma jäi ja astus ka ministri ametist tagasi. Hea Mart Helme, praegu palun on ta aeg. jälle minister. Et kuidas me suhtume ka nendesse personaalsetesse küsimustesse selles kontekstis? Aitäh. Suur tänu, Mart. Jah, ma mäletan väga hästi seda 2012. aastat, kui meil erakond sündis, mis puudutab aga neid ministreid, näiteks ka Toobalisse, siis, kes ei ole küll minister, aga poliitikasse tahab naasta, siis kõigepealt ma arvan, et ma väga ei eksi, siis on meil ainult üks erakond, kus on lubatud ka kurjategijad. Sellepärast, et on ainult üks erakond, kus põhikirjaga kuriteos sooritamine ei ole aluseks erakonnast välja heitmisele. Ja see on meile hästi teada. Nii et see, et sinna naaseb, ütleme, see ebakorrektne element, see ei pane mind imestama. Teisalt aga loomulikult, meil on demokraatlik ühiskond ja lõppkokku annab valija sellele hinnangu, kuid ma rõhutan veel kord, see on selle sama seaduse valguses. Et siis, kui me tolereerime seda situatsiooni, et seda Damoklese mõõka meil pea kohal ei ole, siis tegelikult see lõppkokkuvõttes legitimeerib ka seda olukorda, et selline ebakohane element voolab parteidesse tagasi. Või loob ka see omaenda partei, sellepärast, et see ei ole mingi probleem ega mingi takistus. Vastupidi, see toob võimaluse ka pahadel inimestel palju edukamalt tulla riigi rahade ligi, maksumaksja rahade ligi.
see on see võimalus. Aitäh. Kert Kingo, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Ma räägiksin natuke teisel teemal. Ma mäletan, ma töötasin sel ajal Maksu- ja Tolliametis ja meil oli suur probleem nende ettevõtetega, kellel oli siis maksuvettus pandud toime, ehk nad olid kuriteo toime pannud ja selle tulemusena olid siis riigile jäid laekumata suured summad raha ehk maksuvõlad ja neid kutsusime ilusti maksuvõlglasteks, maksude ketrajateks. Ja mul on küsimus, et kas te olete mingit vähemalt esmast prognoosi teinud ka, et kuidas see paragrahvi nüüd, kui see jõustuks, kuidas see mõjutab riigieelarvet näiteks, kas positiivselt ja kui palju positiivselt, on mingid esmased analüüsid tehtud ka? Aitäh. Jah, aitäh, Kert. Tähendab, kui ma mõtlen, mina mõtlen selle nurga alt, et kui me peaksime ennistama selle õigusliku olukorra ja need normid seadusse tagasi tooma, nii üldosa kui selle eriosa norme, et iseenesest see nagu, ma siin nagu, mul sellist oskust vaadata nagu ei ole. Et see, kuidas sina näed seda, see on hoopis laiem pilk ja siin ma pean kadestama sinu oskust selle nurgalt vaadata. Ise ma seda ei suuda. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja hea Paul. Ütle mulle nüüd või räägi natukene lahti selline asjaolu, et kui me selle seaduse nüüd peaks vastu võtma, kas sellest oleks preventiivset kasu ka korruptsioonivastases võitluses? No näiteks sellisel viisil, et no näiteks ämmakapp ja kilekotid ei tuleks enam teemaks või siis või see muudaks ka äkki natukene seda võimul olevate erakondade ja nende rahastajate, nende annetajate omavahelist sellist vilgast siblimist mõningal määral ettevaatlikumaks, nii võib öelda. Aitäh. Aitäh sulle, Moonika. Kõik su argumendid on õiged, 100%. See aitaks nii ühel, teisel kui kolmandal juhul. Aga enamgi veel, et see motiveerib ka meie riiki tegutsema kiiremalt selles suunas, et korrastada erakonnade regulatsioone ja ka rahastamise küsimusi. Sellepärast, et vaadake, kui nüüd tekib see olukord, et seesama, ma juba olen korduvalt öelnud, nüüd kolmas kord rääkides Damoklase mõõgast, kui see karistusena peakohal on, siis see oht, mis võib tabada erakonda, kes ebakohaselt rahastab ennast, kas siis ämmakappide, kilekottide või mingi muul moel, see kindlasti hakkab mõtlema seda, et see oht on vaja ära viia ja mitte niivõrd sellisel moel, nagu seda on tehtud Rõivase valitsemise ajal, et lihtsalt kustutan paragrahvi ära seadust, vaid lihtsalt sellel moel, et rahastamist kui sellist on vaja ise ennast korrastada. Ja see on seesama asi, millest ka meile tuntud Kaarel Tarand on korduvalt rääkinud, et meie erakonna rahastamine on katski. Ja ta on täiesti katki, meil ei julge keegi seda enam puutuda, sellepärast, et keegi täpselt ei saa aru, mis seal toimub. Aga karistusseadustikus asjade normeerimine annab selleks päris hea võimaluse ja võib-olla suunab meid ka ümber mõtlema rahastamise skeeme. Ja ühtlasi annab ka oma hoiatuse ka korruptsiooni osas, nii et ma usun, et sellest on igat pidi kasu. Signaal ühiskonnale on aga täiesti ühene. See, et me ei tolereeri kriminaaltegusid riiki juhtivate mittetulundusühingute osas. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, hea eesistuja, hea ettekandja. Sa ütlesid, et kuigi me võime arvata, miks säte karistusseadustikust välja võeti, aga et seda on raske põhjendada. Aga kas sa oskaksid ehk leida põhjust sellele, miks nüüd, kui me oleme teinud selle ettepaneku see säte taastada, miks nüüd võidaks siis leida põhjusi või mis võivad olla need põhjused selle tagasilükkamiseks? Aitäh. Suur tänu sulle, Henn, selle küsimuse eest. Aga eks ma nüüd pean minema ka taas spekulatsioonidesse, sellepärast, et iseenesest ei ole ju väga keeruline vaadata, mis toimus aastal 2012, 2013, mis on see lõpuks viinud sinna, et 2014 hakati seadust reguleerima, põhiseadust muutma, põhiseadust sisuliselt tühistama teatud normi ulatuses. Eks need on mingi konkreetsed teod aastatel siis seal. Aga ma arvan, et ega see põhjus ei ole kuhugile kadunud, sellepärast, et meie suur ühiskonna ootus ja lootus
et meie poliitilised tasandid just nagu õpivad ajaloost. See on leidnud kinnitust ainult sellisel moel, et me tegelikult ajaloost mitte midagi ei õpi, ka mitte lähiajaloost. Ja seda võlskust, seda korruptsiooni, selle järgi ikkagi kiputakse oma kombitseid ei taha öelda. Ühesõnaga, sinna kiputakse ikkagi libisema. Ja ma usun, et selles mõttes ei ole mitte midagi muutunud. Ma ikkagi tahan öelda, et selle seaduse mitte tagasipanemine, ehk siis mitte ennistamine, see annab teistmoodi signaali. See annab sellise signaali, et head inimesed, me ei tahagi, et see korruptsioon välja kaoks. Me ei tahagi, et poliitiline kord meil paraneks ja paremaks läheks. Siin ongi see meie valik. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, veel kord mulle sõna andmast. Et vaata, Paul, sa oled praegu nii kenasti hoos siin ja räägid väga värvikalt, et ma küsiksin siis sinu käest nüüd hoopis sedapidi, et äkki sa sealt puldist, kus sa praegu oled, äkki sa kirjeldaksid natukene seda poliitilise maastiku või poliitilise paradigma muutust, kui ideaalis siis näiteks, ütleme, see seadus võetakse vastu ja tõesti siis kriminaalkaristuse saanud erakond selle seaduse kohaselt peaks poliitilise vastutuse võtma. Aitäh. Aitäh, Moonika. Ma siin tegelikult selles mõnes mõttes natukene kirjeldasin ka, et minu nägemus on kõigepealt, ta on mitmeastmeline. Kõigepealt ma eeldan seda, et selle ennistamise käigus meil hakatakse kaaluma ka seda norveerimist karistusseadustikust natukene täpsemalt, ehk siis ma tahaks iseenesest, et ainult ennistamisega asi ei lõppeks. Ma tahaks ka seda, et ikkagi karistusseadustiku erinormid leiaksid parema regulatsiooni, et oleks tasakaalukust sees, et hirmu ei oleks, aga teiselt poolt ikkagi see Damoklese mõõk nii-öelda kukla kohale jääks. Ja ma ise kujutan ka ette peale selle etapi läbimist, nüüd kui me hakkame poliitilist nii-öelda elu vaatama, siis kindlasti ta suunab selle poliitilise mõtte selles suunas õigesse sängi, et need ebakohased ja korruptiivsed erinevad skeemid, mida meil siin väga usinasti punutakse meie kõikide poolt armastatud parteide poolt, et need skeemid igal juhul nad saavad punase tule vägagi tugevalt oma silme ette, et pigem on mõistlik neist hoiduda, umbes niimoodi, et hea makse tasuda, mitte neid tasumata jätta. Aitäh. Kert Kingo, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja austatud ettekandja. Ma ikkagi arendaksin seda oma laiemat teemat üle. Ma peaksin siin silmas mitte ainult erakonda, vaid räägiksin üldse äriühingutest. Ja kas sa oled minuga nõus, Paul, kui ma ütlen, et see sundlõpetamine uuesti, siis karistusseadustiku sisseviimine, see karistussundlõpetamise näol aitab meil korrastada siis üleriiklikult seda maksukeskkonda, teha seda ausamaks ja läbipaistvamaks, ühtlasi siis kõrvaldada ettevõtjate nimekirjast need ettevõtted, kes panevad toime maksupettusi ja kuritegelikult käituvad, mille võrra siis riigieelarve ka kindlasti kannatab. Et oled sa selles osas minuga nõus, et sellel oleks mõju palju laiem kui ainult erakondade võistes? Aitäh. Aitäh sulle, aitäh, et sa mida aitasid reele tagasi. Selles mõttes ma tõepoolest, kui nüüd sai see eelnõu siia lauale toodud, siis ju eelnõu tegelikult ei ole mõeldud ainult erakondade jaoks, et sul on absoluutselt õige see asi. Aga lihtsalt valitsuse enda vastus sellele eelnõule suunas mind sinna ja loomulikult ka vestluskomisjonis, kui me seda arutasime, lihtsalt kõik liikus erakonna rajal ära, aga sul on tõesti õigus, et iseenesest me räägime ju juriidiliste isikute osas seda ja see on tõepoolest laiem ja see ei puuduta tõepoolest ainult parteisid, vaid tõepoolest igasugused juriidilised isikud, kui nad ikkagi satuvad vastuollu seadusega, sealhulgas ka maksuseadustega, siis see võimalus üles jääb. Ja selles mõttes ma usun küll, et see viide meie rahanduse olukorra parandamisele kindlasti on õige ja õiglane. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud asespiiker, hea Paul. Sa siin oled puudutanud juba mõnel puhul seda ajaloolist joont, et 2014 menetles Riigikogu, ennem seda tegeles sellega Justiitsministeerium
Ja pisut siin spekuleerinud, et mis need põhjused võisid olla ja mis siis taust oli, aga tegelikult sa andsid meile siin päris hea sellise ajajoone ülevaate. Minu meelest meil oleks vaja siin ikkagi ka mõistmiseks ka tolleaegset poliitilist konteksti, et tegemist oli ju 2014 aasta oli kooseluseaduse vastu võtnud koalitsiooniga ehk lilla koalitsiooniga, kollane Reformierakond ja punane Sotsiaaldemokraatlik erakond ja muu hulgas kogu selle karistusseadustiku reformi käigus viskasid nad sealt ka välja terve hunniku paragrahve, millega karistati rahapesu. Et see ei ole ainult Keskerakond, muide tol ajal oli opositsioonis, et me oleme siin Keskerakonnast rääkinud, aga seal on ikkagi teised erakonnad asjaga seotud olnud, et kas sa seda poliitilist tausta ja saamislugu ja neid küpsetajaid ministreid, kes olid justiitsministrid, saad meile ka välja tuua, aitäh. Ja aitäh sulle, Martin. Tõepoolest, ega see konteksti tundmine on hea, aga ma selle eelnõu ettevalmistamise konteksti nüüd pikalt läbi ei töötanud, kuigi need viited on täiesti õiged. Ma lihtsalt ise mõtlen seda, et selle aja hetkel, kui tehti nüüd see põhiseadusnormi nii-öelda formaalne annulleerimine, et kes siis ikkagi oli valitsuses, kes olid Riigikogus, nagu ma ütlen, tegemist oli 12. koosseisuga tol hetkel, ja valitsus oli siis 2 valitsust läbisid selle ajal, mõlemad olid Rõivase valitsused, esimene ja teine Rõivase valitsus, nii et minu jaoks see kontekst on selles mõttes hetkel nagu kitsas, aga üldist vaadet võiks tõepoolest isegi laiemaks lükata. Jah küll, aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Paul, mul on niisugune väga praktiline küsimus. Me kõik teame, et meil kohtuprotsessid venivad, eriti kui tegemist on korruptsiooniprotsessidega, venivad aastate ja aastate peale. No võtame Tallinna Sadama juhtumi, kuhu me oleme jõudnud. Üks kahtlusalune või üks süüdistatav on vabadusse jalutanud koguni, aga kusagile jõutud ei ole. Missugune poliitiline taust seal on, missugune poliitiline kate seal on, kas sealt liikus raha ka erakondadele, ei tea, inimesed on lausa unustanud, et mingi niisugune protsess ka kuskil käib. Või neid näiteid me võime tuua ju teised. Kas meil ei peaks olema siin ka mingisugune menetluslik tähtaegade surve peal, et meil mitut tsüklit järjest kahtlustatav või kohtualune erakond ei jätkaks toimimist? Aitäh. Aitäh, Mart. Ma igal juhul ma toetan seda mõtet, et me peaksime ka menetluskoodeksis nägema võib-olla ette need konkreetsemad tähtajad, aga jah, ega issanda teed on imelised ja saatana teed on salajased. Eks ikkagi leitakse mingeid variante, võimalusi asju venitada. Ja nüüd asjaolude tõttu, kui ma olen suhelnud ka kohtunikega, siis ma võin öelda päris kindlalt, et vähemalt meie kohtunike suur enamus arvamus on, et survestada neid tähtaegade pärast ei tohi, selleks et me saaksime saavutada vajaliku kvaliteedi kohtumõistmises. Selline on seisukoht. Nii et, aga see on, ilmselt see on tegelikult igal juhul mõne teise seaduse menetlemise teema. Aga igal juhul ma toetan seda mõtet. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees, hea ettekandja. Vaadates nüüd tegelikult nende liberaalsete erakondade sellist suurt toetust ja nende sellist kindlat veendumust, et korruptsioon ei olegi nii paha, et kas me ei haugu mitte tegelikult võib-olla vale puu all, et võib-olla me peaksimegi täna käsitlema korruptsiooni kui ühiskonda siduva meetmena, et kus asjast huvitatud pooled leiavad omavahel siis kokkuleppe ja täiendavad teineteist, et see sünergia, et midagi ei ole ju jädedavamat kui koos sooritatud kuriteod, aitäh. Jaa, aitäh sulle, Tarmo. Tegelikult see on väga õige järeldus ja ka juristid õpivad ülikoolis, et see on üks võimalusi selleks, kuidas õiguskorda korrastada. See on jah, täpselt seesama asi, et see, mis ennem oli kuritegu või pahategu, mis iganes, et see tunnistatakse õigeks ja õiglaseks. See on üks variant ja võimalusi. Aga ma olen aru saanud, et meie ühiskond selliseid samme nagu ei oota. Nii et võimalused on, aga ilmselt negatiivne võimalus. Aitäh. Alar Laneman, palun. Hea ettekandja. Öeldakse,
eksimine on inimlik ja andestamine jumalik, et need, kes mingi kamm on praegult minu selle kahjuks ei saa aru, mis nüüd ekraanil toimub. Me kuuleme päris hästi, nii et ole hea, küsi edasi. Nii. Kadus ära, jah? Nüüd Alar ta tõesti kadus ära. Aga siis me saame teha niimoodi, et kuna te olete ühes fraktsioonis, proovime, kas me saame Alariga ühenduse tagasi, kui et näed, saime küll. Ole hea, Alar, küsi uuesti. Aitäh. Ma loodan, et mu pingenaaber andestab mu julguse osutada tema veale. Kuidas on nüüd kavandatav seadusmuudatus seotud meie kuvandiga rahvusvahelisel tasandil ja näiteks Euroopa partnerite silmis, et milline lahendus tõstab ja tugevdab meie kuvandit ja selle kaudu ka julgeolekut ja milline lahendus siis kahjustaks seda? Aitäh. Suur tänu, Alar. Nüüd mina olen igal juhul oma toimetamistes, mis on seotud korruptsioonikomisjoniga aru saanud, et võitlus korruptsiooniga on meil Euroopas väga oluline. Ja ma olen ka tähele pannud, et Euroopas on korruptsioon kasvanud pidevalt suuremaks ja see võitlus on läinud järjest intensiivsemaks. Võimalik, et see on see liberalismi eripära, et siin seda korruptsiooni ja seda asja on palju, aga ma pigem lähtun sellest, et kui meie omaenda seadusandluses tõhustame erinevaid meetmeid poliitilise korruptsiooni välistamiseks, siis see isegi liberaalse Euroopa jaoks peaks meie latti pigem tõstma kui langetama. Aitäh. Härra Kaskpeit, kas teil on protseduuriline küsimus? Vist ei olnud. Tundub, et ei olnud. Siiski. Härra Kaskpeit, kas teil on küsimus siis? Vajutasin valesti. Kas tohin küsida, on mind kuulda? Jaa, tohib küsida ja olete kuulda. Austatud eesistuja, hea Paul, mul on selline arvamus, et täna peale hääletamist on ilusti näha, et need, kes hääletavad selle tagasilükkamise poolt, see seltskond kardab seda seadust. Aitäh! Ja aitäh sulle, Uno. Tähendab, eks siin ongi, nagu hiinlased ütlevad, iga kepp on kahe otsaga ja antud juhul ma ütlen ka, et tõepoolest ühe poolt me näeme seda, et kuidas siis suhtub, milline poliitiline seltskond meil siin suhtub positiivse korruptsiooni vastu võitlemisse. Aga teiselt poolt, kui see eelnõu ei leia toetust, siis saab tõestuse see, et EKRE fraktsioon on väga hea šamaani võimetega. Me oleme seda ette ennustanud. Nii et nii on lood. Aitäh. Rene Koppol. Aitäh, on mind kuulda? On. Väga hea. Hea Paul, et ennustamine on tänamatu töö, aga mis sa arvad, kuidas meil see hääletus nüüd siin lähiajal minema hakkab, et arvestades seda, kui palju see kõnealune erakond, kellest palju juttu on olnud, kellel need kõige suuremad probleemid on kinnitanud, et ta tegeleb enese puhastamisega ja heale ja õigele teele minemisega, siis võiks vist loota, et täna saame toetuse hääled päris hästi taha, et kuidas sul tunne on, aitäh. Aitäh, Rene. Eks ta ole niimoodi, nagu ma ütlesin, et lähtudes hommikusest fraktsiooni arusaamast, siis ma kahtlustan arvama, et meil on fraktsioon väga õige arvamuse saanud ja ega ta väga suurt toetust ei leia, aga teisalt ma ju hakkasin ka oma kõnet sellega, et teadlaste värske avastus ütleb seda, et rõõmuhõisked toniseerivad tervet mõistust paremini ja ma hakkasin suurte rõõmuhõigetega, kutsusin kaasa ka Tarmo ja Urmase väljenduslaadi, et see rõõmuhõise äkki toniseerib ka toetust sellele eelnõu rohkem taha, nii et eks elu näitab ja ma loodan alati parimat optimistina, nagu me kõik oleme. Aitäh. Nüüd on küsimused otsa saanud ja läheme palun võtta seisukoht ja hääletada.
Tagasilükkamise ettepanekut toetas 58 Riigikogu liiget, vastu oli 30. Eelnõu 331 SE on esimesel lugemisel tagasi lükatud.